Tere tulemast, head kuulajad! Aba Gümnaasiumi meediaringi taskuhäälingu järjekordsesse saatesse. Meie oleme Sten-Erik ja Erko. Täna on meil erakordne stuudio. Nimelt, me salestame ühest Pärnu kiirabiautost. Et oleks selge, auto ei sõida ja keegi meie tõttu ilma abita ei jää. Oleme külas Aba Gümnaasiumi vilistlastel, kes on omale leidnud selle põneva eriala, kus iga sekund loeb. Meil on suur aud sind tervitada, 65. lennuvilistlane Tiiu Suur. Tiiu on kiirabiõde ja ta on kiirabis töötanud juba 11 aastat. Ja samuti on meiega 67. lennuvilistlane Alina Mihhailova. Alina on kiirabiõde brigaadijuht ja ta on kiirabis töötanud 10 aastat. Alustuseks Tiiu ja Alina. Millal ja miks tekkis huvi just selle ameti vastu? Huvi tekkis siis gümnaasiumi viimases klassis. Gümnaasiumis ma mängisin jalgpalli ja siis tundus justkui asjade loomulik käik olevat, et ma lähen füsioterapeudiks õppima. Aga talvisel suusaringil siis poiste kehalise kasvatuse õpetaja, kes meile tegi ka jalgatrenne koolis, siis küsis mu plaanide kohta, et mis ma plaanin. Ma ütlesin, et füsioterapeudiks Tartusse. Siis ta küsis, et kas ma õenduse peale olen mõelnud. Ja sealt siis see niidi ots nagu lahti läkski, et hakkasin selle õenduse kohta rohkem uurima, et sellel on palju rohkem väljavaateid ja võimalusi nagu töötada. Ja sellest nii-öelda talvises suusaringis sai minu veendumus, et ma pean õeks saama. Minul ei olnud ka see mingi lapsepõlve unistus, et tahaks arstiks saada või midagi. Pärast gümnaasiumi läksin ma üldse õppima Mainorisse, ärijuhtimist ja turismi. Selle ma siis sain ühele poole. Siis ma sain aru, et see ei ole üldse nagu see asi, millega ma tahaks elus tegeleda. Ja kuna mul tädipoeg töötas kiirabis, ma hakkasin temaga rohkem suhtlema, siis minu kogu see huvi tärkas just tänu temale, et sellepärast ma läksin seda õppima. Millise hariduse olete omandanud, et seda tööd teha? 3,5 aastat õppimist Tallinna tervishoiu kõrgkoolis. 3,5 aastat õppimist Tartu tervishoiu kõrgkoolis. Et see on siis rakenduskõrgharidus, mida siis saab Eestis nii Tallinnas kui Tartus õppida. Kas oli lõbus õppida? Jaa, see oli päris huvitav aeg, et peale gümnaasiumi lõppu sai nii-öelda kodust välja. Et see oli kindlasti omaette kogemus ja tore aeg. Lõbus oli sinna maani, kuni tuli esimene anatoomia eksam. Ja kui see anatoomia eksam nagu, ma mõtlesin, et kui ma selle anatoomia eksami nagu üle elan, et siis on juba põhimõtteliselt kool lõpetatud, et siis ma lähen nagu edasi. Kõik luud, lihased, eesti keeles, ladina keeles. Et see oli kõige suurem nagu lävepakk, jah. Kas need on teil siiamaani meeles? Ei. Eksamilt välja tulles esimene asi, kõik olid meelest läinud juba ukse taga. Kuidas erineb töö tegelikkuse sellest, mida alguses ette kujutasid? No tegelikult ikka erineb päris palju, et ettekujutus oli, et sõidad ühest avariist teise avariisse ja käsitled traumahaigeid ja kogu aeg elustad kedagi, aga tegelikult on natuke teistmoodi. Et no kuna ma olin tädipoja käest ikkagi kuulnud, et päris see töö ei ole see töö, mida tänava peal inimesed arvavad, et see on, et täpselt see sama, et ainult action. Et siis mul oli pilt üsna selge, et igapäevaselt mingit möllu ei saa. Mõnikord ikka saab. Jah, aga arvemini kui perearsti tööd. Et siis teil on rohkem vaba aega, kui te arvasite? Mitte vaba aega, kutseid on ikka, aga lihtsalt mitte sellised erakorralised kutsed, mis võiks olla või peaks olema tegelikult. Kuidas näeb välja üks tüüpiline või mitte tüüpiline töövahetus? Hommikul tuled tööle, võtad üle teiste käest valve, kuuled ära, mis need tegid, kontrollid ära mürgid, loed üle, kas kõik on olemas, kas kõik klapib, siis kontrollid ära autost varustuse, vajadusel täiendad, siis jääd ootama. Vahest juhtub ka nii, et ei jõua sa midagi kontrollida, tuleb sul see kutse peale kohe, kus uksest sisse astud. Ja, et ma täpsustan, et meie vahetus siis kestab 24 tundi, et hommikul alates 8 hommiku 8. Kuidas te selle üle elate? Näed, 10 aastat mööda see ikka elame. Vaevaliselt.
ei no selles mõttes kõik päevad ei ole ju vennad, et iga päev on ju erinev, et selle töö juures rutiini ei teki, et mõni päev on tihedam ja öö on kehvem, aga teine kord on jälle lahedam. Ja see ei sõltu enam mitte millestki. Kui algusaastatel oli tunda, et kui olid nagu pensionipäevad või midagi või kuu lõpp, et aga nüüd... Magnettormid. Et nüüd on nagu täiesti selles mõttes, et ei ole mingit järjepidevust või midagi, et iga päev on erinev. Mis on kõige sagedasemad väljakutsete põhjused, millele reageerite? Valurinnus, kõrge vererõhk, oma ravimid ei aita. Alkoholi kuritarvitamine, krooniliste haiguste ägenemine. Praegu on palju lastehaigusi, viirushaigusi. Mõnikord on ka mõni liiklusavarii ja mõnikord saab elustada. Ja seda viimast vist kõige arvem. Kõige arvem, jah. Eelmine aasta mul oli rekord 3 korda aasta jooksul. Insuldid ka muidugi, jah. Millised oskused peavad kiirabi töötajal olema lisaks meditsiinilistele teadmistele? Ma arvan, et üks kiirabi töötajal peab päris hea stressitaluvus olema. No, lisaks sa pead olema ka sotsiaaltöötaja, psühholoog, hingehoidja, vahest lihtsalt hea vestluskaaslane. No, empaatia peab sul igas olukorras olema olemas. Ja selles mõttes kiire otsustusvõime ka, et sul ei ole aega nagu ja seal mõelda, et mis nüüd siis saab, et päris kiiresti tuleb need otsused vastu võtta, on nad siis õiged või valed, aga mingi otsuse peab vastu võtma, mis sellest patsiendist siis edasi saab. Millised on olnud kõige meeldejäävamad nii positiivsed kui ka negatiivsed mõttes juhtumid? No positiivne ikka see, kui sa saad kedagi aidata. Et olgu siis kas või see sama elustamine, et kui sul on õnnestunud elustamine, et see läheb kõik täpselt nii, nagu minema peab, et see patsient mõne aja pärast väljub seal haiglast omal jalal ja terve mõistuse juures selles mõttes. Negatiivsed võib-olla on minu arvates lastega seotud traumad ja õnnetused, mis võib-olla alati ei lõpe nii hästi, et tollel hetkel sa tegutsed ja lahendad selle sündmuse ära, aga pärast mõtled küll, et mis see nüüd siis oli, et võib-olla lapsed on kõige raskem kontingent. Positiivses mõttes kindlasti ka lastest rääkides, et hea tunne on ära tulla sealt visiidist, et kuigi sa sealt suurt midagi ei teinud, on esmased lapsevanemad, et esimene laps, et sa käid lihtsalt nõustada, annad nõu, räägid neile üle need asjad, mida nad tegelikult teavad, see siiras rõõm ja tänu nende silmis, et see on ka väga positiivne. Kas teil sellest rääkides mõni spetsiifiline juhtum ka meelde tuleb, mingi lugu? No eks need negatiivsetest on kõige õudsemad ikkagi need laste elustamised. Mul oli autoavarii, traumajärgne 9-aastase lapse elustamine. Meie saime ta südame käima, meilt läks ta elusana haiglasse, aga 6 aja pärast, kuna vigastused olid ikkagi nii suured, siis 6 aja pärast haiglas suri. Kas te olete ka mõne sünnituse vastu võtnud? Ei ole õnnestunud. Ei ole õnnestunud. Saime emo uksest sisse lükata ja emos sündis ühesõnaga. Ei no positiivne on alati see, kui inimene jõuab elusana haiglasse ja ta saab sealt vajalikku abi ja tema enesetunne ja tervis paraneb ja inimene mõnikord on tänulik selle eest. Kas keegi teid nagu otseselt tänama on ka tulnud järele? Mõnikord ikka tuuakse tänutäheks, kas siis ma ei tea, kommikarp või kringel või mõnikord ikka on. Kuna mina olen sellises väikses kohas, siis tavaliselt patsiendid kirjutavad Messengeri või kuskil, et kõik tunnevad kõiki. Vist tulevad ikka ukse taha, lasevad kella, toovad oma kringli ja kohvipaki ja seda on olnud ikka. Mõnikord, ikka tuleb ette. Kuidas tulla toime emotsionaalselt raskete olukordade ja tööstressiga? Kas teil on omad viisid aurude väljalaskmiseks? Meie suurim viis on must huumor. Ja meil on põhimõtteliselt peale visiiti ikkagi, kui midagi raske sündmus toimunud, siis kui on auto korda tehtud, kogu sündmus lõppenud, siis me istume maha, siis me omavahel arutame selle asja läbi, kuidas oleks saanud paremini või mis oleks saanud paremini või mis läks nagu hästi, kindlasti ka seda, et üksteist kiita. Aga eks kodune perekond saab ka ikka oma, kes peavad ära kannatama need samad briefingud seal kodus ka. Ja et esimene ongi see, et sa tuled siia tagasi ja räägid oma kolleegidega selle sündmuse lahti ja
üldiselt mina olen nagu sellele seisukohal, et koju kaasa nagu ei võta, et eks sa ikka natuke mõtled, aga sa ei tohi kinni jääda sellesse sündmusesse, et sa pead nagu eluga edasi minema. Ja muud tegevused siis nagu tööväliselt, need tulevad ka kasuks. Sul on aega teha mõnda muud tegevust. Ja. Aga kui aeg on, siis millised on need töövälised tegevused? Mulle meeldib jõusaalis käia, et see on nii-öelda minu vaimse tervise ravim. Mul on kodus 7-aastane laps ja koer, mul väga rohkem millekski aega ei jää. Aga omaette teraapiad mõlemad. Millised on need 3 kõige tähtsamat asja, mida iga inimene peaks esmaabi andmisest teadma? Alustuseks kindlasti enda ohutus. See on peamine. Et sa ei lähe abi andma, kui sul patsient on agressiivne ja sa näed, et ta on sulle ohtlik. Sa ei lähe liiklusõnnetusele abi andma, kui sa ei tea, kas see auto on stabiilne, et ta võib sulle seal peale kukkuda või midagi. Just, Tiiu ütles õiged sõnad. Ja kui sul on see oma ohutus tagatud, siis kindlasti ära karda abi anda. Et tihti peale me saame kutseid, kus kutseinfos seisneb lause, et kutsuja ei julge lähedale minna. Ühest korrast saad aru, et võib-olla tema jaoks ongi see nagu ohtlik. Et aga tihti peale on ka see, et kui keegi sul seal teadvuseta maas lamab, siis eemalt juba kõnetades sa saaksid teada, et kas ta on teadvuseta, kas ta vastab sulle. Ja, et ärge kartke nagu inimest kõnetada, et kas või eemalt, et küsige, et mis sa teed või et kuidas sul on, et tihti on need kutsed, et kus mööduja helistas, aga see möödu on juba ära läinud ja siis see ongi kogu kirjeldus. Et mina olen saanud kutse, et patsient lamab maas, mööduja julge läks mööda, lähedale julge minna, jõudsime kohale, tegemist oli sügisel musta lehekotiga. Aga kui teil on selline ärritunud abi vajav patsient, siis kuidas te teda maha rahustate? Ta ikkagi vajab abi kuidagi. Vajadusel kaasame politsei. Politsei aitab meid sellega. Ja. Kui tihti tuleb ette selline olukord, kus tulebki kaasata politsei? Ka tuleb. Pigem ikka on, jah. Mõtlen, et meil on ju tänaval palju selliseid inimesi, kes on siuksed napsulembelised ja neil võib-olla ei olegi kohta, kuhu minna, et siis on see nii-öelda politsei rida, see avaliku korra tagamine. Meil on teine teema, need erihooldekodud, et kus ongi siis erineva taustaga inimesed, kes võivad olla mingitel hetkedel agressiivsed ja sealsed töötajad ei tule nendega toime, nad kutsuvad kiirabi, et siis me kaasame sinna ka politsei enda ohutuseks. Aga kui on autoavarii, siis kuidas te nagu kindlaks teete, et olukord on turvaline ja stabiilne? Meie ei teegi jah, et sellisel juhul on siis pääste sinna kaasatud ja pääste nii-öelda ütleb meile siis, kui meie võime sinna läheneda. Aga meil on ka väga tublid päästjad, kes teevad seal suuresti meie eest töö ära, et nad üldiselt võtavad patsiendi autost välja ja toovad ta meile ilusti meie siis raami peale. Mis on kõige levinumad vead, mida inimesed kiirabi oodates teevad? Mul kohe tuleb pähe see, et kui inimene kaebab, et ta hakkab minestama või on teadvushäire ja siis seda inimest vaesekest hoitakse kas püsti või istuvad, et võiks pikali panna. Ja kindlasti see ka, et nad kutsuvad kiirabi ära ja siis lahkuvad selle abivajaja juurest. Võiks see nii kaua ikkagi ära oodata, kui see kiirabi jõuab. Ja aadresseid võiks ka kuidagi täpsemini öelda, et päris palju oleme nagu aega võib-olla kaotanud sellega, et ma ei tea, maja number on vale ja siis sa jooksed seal ringi, otsid seda õiget kohta, et võimalikult täpne aadressi kirjeldus. On ka juhtunud sellist asja, et keegi on kellegi külas, kutsub kiirabi ja ütleb üldse oma koduse aadressi, mis on hoopis teine linn ja sealt läheb väga palju aega kaotsi, kuni see teise linna kiirabibrigaad jõuab kohale ja ütleb, et siin pole küll abi vaja. Ja siis selgub, et ma olen hoopis teises kohas. Ja kindlasti, kui peaks olema situatsioon, et te hakkate kedagi elustama, kutsute kiirabi, siis palun ärge lõpetage elustamist, kui kiirabi astub uksest sisse. Lõpetage elustamine siis, kui kiirabibrigaad ütleb, et nad võtavad selle üle. Ja ärge kartke nagu käsi külge panna, et kui see inimene on surnud, siis surnumaks enam ei tee, et paljud ei julge neid käsi sinna rindkerele panna ja massaažiga alustada, aga tegelikult enam nagu kahju sellega ei tee. Pigem
pigem saab aidata võib-olla, et ja roided murduvad ka siis, kui meie teeme massaaži. Et seal ei ole midagi teha. Et aga see katkine roie ja versus võib-olla tööle hakkav süda, et see kaotus on seal üsna väike. Kui näiteks sõber kuskil peaks minestama, siis kuidas saaks teda ruttu aidata? Pane ta pikali. ja tõsta jalad üles. Ära hoia teda ära hoia püsti, aju tahab hapnikku saada. Mida sooviksite noorele, kes kaalub kiirabi valdkonnas või üldiselt meditsiini töötamist? Nagu me ennem rääkisime, siis töö on küllaltki emotsionaalne. Sul peab olema hea pingetaluvus ja nagu ma ütlesin, et minu tutvusringkonnas oli ühtegi meedikut, kes töötaks vist ühe kohaga. Et sa pead olema valmis selleks, et töökoormus on suur. Et aga meditsiin on tore, isegi peale 10+ aastat. Ei vahetaks seda tööd nagu millegi vastu. Tore jah, et ei ole nagu rutiini, et minu jaoks on see päris suur positiivne mõju, et ma ei pea nagu 8-5 kuskil laua taga istuma, vaid see on ikkagi üsna liikuv töö, erinev töö, näed nii palju erinevaid asju ja päeva lõpuks oled sa ikkagi nagu tänulik, et enda elu ja tervis on nagu ikkagi korras, kui sa näed seda, mis mujal toimub. Kas see, kui te neid patsiente päästate, on kuidagi innustanud teid ka teistmoodi käituma või tervislikumalt toituma? Ei no eks ta ikka mõjutab selles mõttes. Muidugi mõjutab, et päris palju on meie enda ära teha, et kuidas me ennast tunneme või milline meie tervis on, et me ei saa loota selle peale, et tuleb keegi teine ja parandab meid, et paljud haigused on ikkagi seotud nagu eluviisidega ja et kui me neid eluviise kuidagi hoiame kontrolli all või? Ühesõnaga, me saame ise palju ära teha oma tervise heaks. Mida peaks tegema enne kiirabi saabumist? No me oleme ikka hädas oma isikukoodiga, et võimalusel anda see isikukood patsiendi oma siis juba kutse tegemise ajal häirekeskusele. Et siis sõidu ajal juba brigaadijuhid saavad tutvuda patsiendi haigustega, anamneesiga, kõigega, mis seal kirjas on. Või no kui siis äärmisel juhul otsida see ID-kaart välja kohe, kui me jõuame. Et me ei peaks hakkama seda mööda elamist taga otsima. Ja et see isikukoodi saamine juba sõidu ajal ja patsiendi terviselooga tutvumine on nagu minu jaoks nii positiivne edasisamm, et ma saan juba nii palju infot, kui seda infot on patsiendi kohta teada, et mis ravimeid ta võtab, mis haigusi ta põeb, et see kindlasti nagu parandab seda käsitlust. See oli oluline asi, mida öelda. Võite jätkata. Et kui on nagu juurdepääs võib olla raskem või nagu ei tea seda kohta, et siis kui on võimalus, et siis keegi võiks nagu kiirabile vastu tulla ja näidata, et lehvitada, et siis jõuame kiiremini, täpsemini kohale. Kas te olete päris varem ära ka eksinud kutsele vastates? Jaa, minul maapiirkonnas me oleme sõitnud metsa kilomeetrid ja keps vastab, et olete saabunud sihtkohta ja ümberringi on ainult paks mets. Ühtegi maja, ei ühtegi inimest. Ja on olnud küll just see, et GPS näitab valesti, et näitab, et oled saabunud sihtkohta, aga ühtegi maja ees ei ole ja tee on lõppenud, nii et ikka juhtub. Kuidas on tehnoloogia kiirabi tööd viimastel aastatel muutnud? No, täpselt see sama GPS-ki, et me istume autosse üldiselt, see keps juhatab meid kohale meetri täpsusega. Vanasti tulite kõned mobiiltelefoni peale, siis, kes oli siis vastutav brigaadiliige. Ja siis anti neile suuline teejuhatus. Et kollane maja, pruun katus, postkast puu küljes, see jõudsid kohale, kõik majad olid kollased pruuni katusega ja postkasti ei olnud, või tähendab oli, aga see oli oovi poole, et keegi seda ei näinud. Et selles mõttes on väga mugavaks see elu ikkagi läinud. Tehnoloogia poolest on ju veel telemeditsiin, mis meil siin areneb, et Pärnus küll seda veel niimoodi ei ole, et aga ma ei tea, kas Tartus on või? No, juba ikka tuleb ja nüüd vist esimesed proovikõned on tehtud. Et see tehnoloogia levib nagu nii, et koha peal olev brigaad siis saab konsulteerida arstiga, kes siis reaalajas näeb seda näiteks EKG pilti ja siis saab anda juhiseid, mis selle patsiendiga nagu edasi hakata, et kas ta kuulub hospitaliseerimisele või mitte või kuidas teda nagu aidata.
et just nagu see arsti tugi hakkab juurde tulema. Ja üleüldse tegelikult kas või see teie tahvelarvuti, millega te töötate, vanasti olid nad ju ikkagi visiidis koha peal, kirjutati paberi peale kõik asjad ülesse. Paberi patsiendi kätte. Jah, ühe paberi võtsid kaasa, läksid baasi, trükkisid selle arvutisse ja siis ta võib-olla heal juhul jõudis kuskile. Ja nüüd on kiirabikaardi täitmine siis tahvelarvutis programmi kaudu. Ja kui see kaart saab allkirjastatud, siis on ta kohe patsiendi terviseloos, et saate lugeda oma terviseloost kohe seda. Te rääkisite ennem ka, et teil on vaja tutvuda patsientide terviselugudega. Kas see on selle jaoks, et teada, mis ravimeid manustada ja kas on ka nii, et mõned ravimid ei tohi samaaegselt kuidagi manustada? Just, et esiteks, mis ravimeid ta võtab. Näiteks, kellel on südamerütmihäire kodade virvenduse laperdus, siis nende puhul saame kohe teada, kas tal on verevedeldaja välja kirjutatud või ei ole, et selle puhul on siis just see trombi riski hindamine, ja teatud ravimitega näiteks ei tohi teisi ravimeid nagu manustada. No juba selles mõttes on ka hea, et täpselt seesama südamerütmihäire, et sa näed sealt ära haigusloost või kiirabikutsetelt, kas tal on varem olnud neid, et igat südamerütmihäiret, kui sa saad ta kodus rütmi, ei pea ju hospitaliseerima, et siis sa nagu ei koorma sellega nagu EMO-t. Ma küsida. Kas AI aitab ka kuidagi kaasa kiirabitöös? Igapäevatööst ta mul kanüüli panna ei aita. Pigem mitte, jah. Ta on lihtsalt võib-olla minu jaoks võib-olla abivahend pärast kiirabikaarti täites, et millised sõnad ma sinna ritta nagu sean, aga käsitluse mõttes ja ravi mõttes me teda nagu ei kasuta. Sa pead ikka seal väga kriitiline olema selle info suhtes, mis sa sealt saad. Mina taga veel sõbraks saanud ei ole. Mina tutvun, aga ma nagu igapäevatöös teda ei kasuta. Aga ma tean, et nad kasutavad, nad on väga peened, ma ei tea isegi, kuidas seda nimetada, et nad on sinna üles laadinud kõik meie ravijuhised ja asjad ja et siis see AI otsib nagu ainult nendest ravijuhistest siis seda infot või diagnoosi, mis parasjagu vaja on, et kasutatakse küll, aga ma veel ei oska. Te ütlesite, et teie spetsiifiliselt ei kasuta seda, aga kas keegi brigaadist kasutab seda, on kasutanud? Pigem ma arvan, et mitte. Ma ei ole vähemalt kuulnud. Sul ei ole esiteks, see on ju aeg, mis sa nagu sinna trükid sisse, küsid midagi, millis see vastus tuleb sealt, et sa pead päris kriitiliselt mõtlema, et mis sa sealt vastu saad. Et pigem ma arvan, et ei kasutata. Hiljem küll jah, et võib-olla viskad talle siin õhku mõtteid, et mis see võiks olla ja et kas mu mõte peab paika, et nagu hiljem tagasi tulles võib-olla küll, jah. Kui kiiresti tavaliselt kiirabi sõidab ja mis teil rekordid on? Kui kiiresti? Sõltub kutse prioriteedist. Kui on delta kutse, siis tuleb kiiresti minna. Ja siis tuleb 1 minuti jooksul välja sõita. Jah, aga no kõik peab olema ohutu, nii meie jaoks, patsiendi jaoks, kõigi jaoks, kaasliiklejate jaoks. Et tuleb arvestada ikkagi ilmastiku ja teetingimustega, et me ei tohi ennast ohtu seada. Ega ka kaasliiklejaid ja ega ka patsiente. Rekorditest. Sa tahad nüüd mingit numbrit? No ütleme, et ideaalne sõidu selline keskkond. Kiirus või? No ideaalne, ma arvan kuni 120. Siis on sul seal veel enam-vähem tore võib-olla tegutseda, kui on vaja turvavöö peal. Aga kõige kiirem, ma arvan, et ta jääb sinna 150 kuni 170 vahele. Linnas see päris ei ole meil selles mõttes maakonnas, et kui me ju rasked haiged, infarktid, insuldid, rasked traumad viime Tartusse, et siis seal nende sirgete lõikude peal on see võimalik. No ma olen oma silmaga 160 näinud, üle selle vist ma ei ole näinud. Kui teil tuleb selline tõsine kõne, kas siis te hoiate elu eest ka kinni, kui te seal kihutate kuskil? Kas on sellist hirmsat olukorda ka olnud? No see tugevalt ikkagi sõltub ka autojuhist. Et on teatud autojuhid, kes on väga kindla sõidustiiliga, et kellega sa tunned ennast ikkagi turvaliselt. Kohver peab ikka selles mõttes jalge vahel olema, et see seal lendama jah, meil on selles mõttes nüüd kohver kinni, et meil on eraldi kast selle jaoks, et see ei lenda enam kuskile. Kui mitu kutset teil päevas keskmiselt tuleb?
Pärnus on selline keskmine kuskil, kui on 10 kutset tööpäevas, see on täitsa okei. Meil maakonnas nii palju muidugi ei ole. Minu rekord on 17 kutset tööpäevas, 720 kilomeetrit. On olnud päevi, kus sul on terve 24 tunni jooksul olnud 1 kutse, aga siuke keskel 6, 7, 8. No meie oleme ju Beach Grandi linn, et siis Beach Grandi ajal need kutsed võivad küll jääda sinna 16-20, et sinna vahemikku. Et need on nagu siuksed tihedamad päevad. Kas teil sellist päeva on ka olnud, kus ei ole mitte ühtegi kutset, saate lihtsalt lebotada? Pärnu linnas ei ole, et Pärnu linnas on kõige vähem mul olnud võib-olla mingi 3-4 kutset, et päris nullipäeva siin ei ole olnud. Ja Abjas mul ka ei ole, kui ma Pärnu kiirabi ajal sõitsin Kilingi-Nõmmes, siis seal tuli küll ette. Aga mis rekordid teil on? Mitu kutset päevas? 16 kutset umbes ja siis oli ka weekend. Et need on ikkagi teatud üritustega seotud. Mul oli 17 ja ei olnud mitte midagi. Jumala suvaline 14 jaanuar. Aga mis hooajal neid kutseid kõige rohkem on? No nüüd on, kui on libedus, lumi on ja siis on kukkumisi, traumasid rohkem, et siis on kindlasti neid õnnetusi rohkem. No ja siis ikka täpselt kõik need suveüritused. Kas mõned sellised juhtumid esinevad rohkem mingil ajal, näiteks talvel kukkumine ja suvel midagi? No suvel on ikka koosviibimisi rohkem ja on alkoholi tarvitamist rohkem ja sealt tulenevalt erinevaid terviseprobleeme ja ka kaklus. Kas te olete kunagi varem jõudnud patsiendi juurde ja ta on olnud kakluses samaaegselt? Jaa, mul oli massikaklus. Ütleme, et koha peal oli üks 15 erinevas vanuses inimest. Ma ei saa isegi öelda, et kas see on nagu massikaklus, meile vähemalt oli kutse massikaklusena. Nad rüselesid seal. Keegi oli pikali, kedagi elustati, ta oli elus, elustamist ei vajanud, aga keegi tahtis väga abi anda. Ühesõnaga meie saabudes läks see seltskond seal lihtsalt laiali. See rüselus lõppes. Mina massikaklusesse sattunud ei ole. Milline on teie jaoks kõige meeldejäävam kutse? Päris raske küsimus. No mul on õudselt halb töötada seal, kus ma töötan. Ütleme, et üle 1 kutse on patsiendi näol tegemist mu oma tuttavaga. Et selles mõttes need kutsed jäävad ikka meelde. Kus oma inimestega tegelema pead. Õnneks mul on neid vähe siin. Eks aastatega on ikka siukseid meeldejäävaid asju kogunend. Meelde jäävad rõõmsad näod ja tänusõnad. Kas teil inimesi päästes on endal ka abi vaja läinud? Olete kuskile kinni jäänud? Jaa, meie oleme brigaadiga jäänud kinni näiteks Pärnu randaliiva sisse. Siis käis pääste meid välja tõmbamas. Siis me jäime ka kuskil metsa sees, oli pehme tee, metsatee. Sinna jäime kinni ja ka tolle patsiendi me pidime nagu haiglasse toimetama ja siis selle jaoks tuli teine brigaad appi, kes viis siis patsiendi meie asemel haiglasse seni, kuni pääste meid jälle välja tõmbas. Maakonna brigaadina on ikkagi samuti olnud lumme kinni jäämist, mudas möllamist, ikka on pääste abis käinud. Vahest ikka autol juhtub tehnilisi rikkeid ka, et siis peab ka nii-öelda teine brigaad tulema appi, võtma patsiendi peale ja ise selle patsiendi haiglasse viima, kuni meie siis saame ennast töökorda. Pärnu randa. Kuidas Pärnu randa kinni jääb? Kuidas sinna saab üldse? Liiva sisse. Liiva sisse autoga? Jah. Võtad sellise suure autoga. Nagu ranna peale? Liiva riba peale, jah. Okei, väga huvitav. Kas te ujuma olete ka edasi läinud? Ei ole ujuma läinud. No tahest tahtmata sa üritad jõuda patsiendile võimalikult lähedale. Jah, üldse, kus sa lähed oma kohvrite ja kottidega kuskilt kaugelt. Kuigi on seda ka ette tulnud. Terve kilomeetri sumpasime kotid seljas läbi lume, sest ligipääsuteed ei olnud. Lõpetuseks, millise sõnumid tahate saata Abja gümnaasiumi õpilastele ja teistele kuulajatele? Rahulikku jõuluaega ja hoidke oma tervist. Mis siin muud öelda, tõesti, et olge terved ja julgege abi anda. Ja minge meditsiini õppima, siis on tulevik kindel. Aitäh teile, Tiiu ja Liina, et leidsite oma uskumatut tihedast graafikust aega meid vastu võtta. Täname ka Pärnu kiirabi, et neil on selline võimalus nii erilises kohas saadet salvestada. Oli suur rõõm teil külas olla, järgmise korrani, head kuulajad, hoidke end ja teisi.